Tere! Rõõm, et olete asunud kuulama Noorsooteatri taskuhäälingu 16. saadet. Siinses saatesarjas vestlevad erinevad teatritöötajad saatekülalistega loomingust, oma kutsumuse leidmisest ja selle hoidmisest ning mõtestavad elus olemise ilu. Avame ja analüüsime teemasid, mis haakuvad Noorsooteatri igapäevase loominguga ning avavad laiemalt meie teatri loomingulisi tegevusi ja eesmärke. Noorsooteatri taskuhääling püüdleb selle poole, et pakkuda argipäevas inspiratsiooni, julgustust, analüüsi ja mõttekaaslust nii noorele kui ka täiskasvanud kuulajale. Selle saate salvestus toimub 13. septembril 2025 Kirjandustänava festivalil. Mina olen Eesti Noorsooteatri kirjandustoimetaja Lisanna Lajal ja minuga koos on siin Hanna-Linda Korv. Tere! Maria Ojamaa. Tere! Maria Ehrenberg. Tere! Noora Salong. Tere! Ning Maarja Moor. Tere! Nüüd on ka salvestuse kuulaja viinud kokku nime ja hääle, aga saame teiega ka tuttavaks. Rääkige, millega te tegelete? Mina, Marie, olen Värske Rõhu kaasautor, luuletan päris palju. Olen Kirjanike Liidu noorte tuumikus ka ja olen pühendunud kirjutamisele hästi palju. Mina, Hanna, olen Värske Rõhu peatoimetaja ja kriitikatoimetaja, peatselt lahkuv ametist. Mina, Maria Ehrenberg, olen 3 aastat töötasin Noorsooteatris näitlejana ja olen ka lahkunud sellest ametist. Tänaseks olen Tallinna Linnateatri näitleja, aga siin olen ma täna sellepärast, et ma olen ka Noortestuudio üks juhendajatest. Mina, Noora, olen Noorsooteatri Noortestuudio õpilane nüüdsest viimast aastat ja minu juhendajateks on Maria Ehrenberg ja Joosep Puus. Ja mina, Maarja, olen dramaturgia üliõpilane MTA Lavakunstikoolis. Õpin viimasel kursusel. Aitäh! Meie tänaseks teemaks on noored teatris ja kirjanduses. Aga sellest, et me saaksime aru, millest me üldse räägime, palun teil oma vabas vormis rääkida, kes on teie jaoks noor või mis on noor olemine ja kas te defineerite ennast noorena? Ma alustan sellest, et mul on nagu raske ennast juba noorena defineerida või ma ei ole enam sama, ühesõnaga näiteks Värskel Rõhul on vanusepiirang 33, et mina enam varsti Värskes Rõhus tekste avaldada ei saaks. Lisaks on mul 2 last, nii et ma nagu elan väga väikekodanlikku elu. Mina noor kindlasti selles mõttes enam ei ole, aga minu jaoks noorus on muidugi sisemine tunne, sisemine tung. Ma arvan, et 80-aastane inimene võib ka südames noor olla, et muidugi füüsiline vanus ütleb midagi muud. Aga võib-olla, kui nüüd nagu konkreetsemalt rääkida, et miks Värskel Rõhul näiteks on just 33 vanusepiir, et kas 32 on siis noor ja 33 on vana, et see on pigem nagu pandud selle järgi, et kuidas inimesed, noored autorid Eestis debüteerivad, et 33-aastaseid debütante on tegelikult üpris vähe, seega noor autor on kuni 33-aastane lihtsalt sellepärast, et nad tavaliselt alustavad varem. Ma ei tea, kas see on loogiline vastus. Ma just guugeldasin mingil põhjusel, kui vana on noor ja Eesti Vabariigis legaalselt on kuni 26 aastat kaasa arvatud ja ma saan detsembris 27, ehk siis mul tekkis kohe hirm, et kas nüüd ongi läbi või et ei saa Lux Expressist tasuta sõita, mitte tasuta soodukaga. Aga ma olen nõus, et noorus on selline sisemine tunne ja võib elada hästi kaua veel edasi, nagu selline mängimise tunne võib-olla. Tahaks, et vanemad inimesed ka mäletaksid seda, et tuleb mängida lisaks tööle. Ja nojah, see on nagu raske, ka kindlasti noored muretsevad hästi palju oma, ma ei tea, kuvandi või muu pärast. Jah, aga siuke sisemine tuli nagu, jah.
mina arvan, et ma olen hästi noor, aga tuleb välja, et jah, ma olen 27-aastane, nii et minu jaoks need soodustused lõppesidki just hiljuti ära. Aga seoses ka just õpetamise tööga on minu jaoks see perspektiiv natuke küll nihkunud, et on mingid inimesed, kes on minust 10 aastat nooremad ja nüüd järsku mina olen justkui vastutav teatud olukordades nende eest, et samal ajal olles ise enda arvates väga noor õpetaja, kes alles otsib, õpib ja kombib seda olukorda. Aga ma arvan, et see jätkub, see noorus edaspidigi. No mina veel õnneks soodustusi saan. Aga minu arust see noore inimese definitsioon on hästi huvitav, et näiteks kui ma olen küsinud enda isalt või tädilt või vanaemalt, et kui vanalt nad ennast päriselt tunnevad, siis sealt on tulnud tavaliselt selline vastus, et nad tunnevad ennast kuskil 30 aastat nooremana, kui nad päriselt on. Et see on minu arust hästi motiveeriv või kuidagi, et see noor inimene tegelikult on meis kõigis olemas terve meie elu vältel. Ja selline kuidagi avastamise tahe ja rõõm on see, mis meid tegelikult elus ka edasi aitab. Ja. No minul on soodustuste viimane aasta. Aga mulle tundub ka, et see avastamistähe on mingi märksõna, millest võtaks kinni või mina küll tunnen ennast veel nooremana või noorena. Võib-olla sellepärast, et ma õpin. Kuigi mul on tegelikult juba teine bakalaureus, aga see vist ka on mingi märk pikendatud noorusest või sellest, et ma otsin ikka veel mingit oma teemat, oma väljendusvahendeid, oma vormi ja senikaua, kuni ei ole mingit sihukest kindlat asja, et vot see on see, mida ma teen ja kuidas ma teen ja et ma olen seda teinud juba kuidagi õnnestunud hästi mitu korda, siis mulle tundub, et senikaua, kuni need otsingud jätkuvad, saab ikka end noorena tunda. Aitäh. Küsiks edasi, kuna me just, kes nägid, kes olid siin, toimus Eesti Noorsooteatri noortestuudio luulekava värskes rõhus ilmunud tekstidele. Ehk siis avaks veidi seda värske rõhu poolt. Küsin Hannalt, millega tegeleb värske rõhk ja kuidas sina selleni jõudsid? Värske rõhk on noore kirjanduse ajakiri. Ehk siis me avaldame noorte autorite tekste, aga ajakiri on mõeldud igas vanuses lugejale. Ehk siis see on lihtsalt kõige värskem Eesti kirjandus, mida üldse on võimalik paberi pealt lugeda. Ja mina jõudsin värske rõhuni kuskil 9. klassis vist, kui mulle sattus üks number näppu ja seal oli Henry Greeni luuletus, mis mulle jubedalt meeldis. Siis ma õppisin selle pähe muidugi. Ja siis ma läksin siin samas Kadriorus oli Vilde muuseumis mingi kirjandusõhtu või midagi siukest noortele. Ja siis seal oli Henry Green ka kutsutud ja siis ma läksin ta juurde, tatt nagu ma olin ja ütlesin, mulle nii väga meeldis su luuletus, see oli nii lahe, siis ta oli hästi kohmetus, pange ennast ise teema olukorda, et sa oled mingid luuletused kirjutanud, seda avaldatakse kuskil, siis mingi mini-inimene tuleb su juurde ja nagu on järsku mingi fänn. Ja siis hiljem, kui ma läksin gümnaasiumisse, siis minu õpetajaks sai Priit Kruus, kes oli Värske Rõhu esimene peatoimetaja. Ja niimoodi see pallikene veeres, aga ma sain alles nagu hiljem ise kirjutama hakata, sest ma ei ole kunagi ilukirjandust kirjutanud, aga siis telliti mult esimene arvustus ja siis ma sain aru, et ka niimoodi on võimalik kirjanduselus osaleda. Mida sa arvustasid? Minu esimene arvustus oli ühest noorte romaanist. Aga Värske rõhk on praegu saamas 20-aastaseks. Õnnesoovid. Kas sa oskad välja tuua mingeid muutusi selle jooksul, mis sa oled jälginud vähemalt? Noorus on alati noorus. Noorust iseloomustab teatud sorti rabedus või südamlikkus ja siirus ja seetõttu on mingid teemad nende 20 aasta jooksul ikka sarnased olnud nagu armastusest või loodusest või mingisugust eneseotsingutest. Aga väga palju on muutunud ka, juba keel on hästi palju muutunud nende 20 aasta jooksul. Ja üks asi, mis on minu jaoks nagu huvitav tendents on see, et aina rohkem kasutatakse kirjandust ja tegelikult ka teisi platvorme, kirjandust ja teisi kunstiliike selleks, et
ajada mingisugust sotsiaalse õigluse asja, et see on lihtsalt üks võimalus, kuidas maailma paremaks teha, kirjutamine. Et see on aina rohkem minu meelest nagu kuidagi esil või oluline. See on muutunud. Et kui 20 aasta taguseid tekste vaadata, siis keegi just rääkis kusagil, et 20 aastat tagasi polnud meil mingisuguseid probleeme, kui võrrelda sellega, mis praegu toimub. Et no mis oli 2005 probleem või mis oli mingi ülemaailmne nagu küsimus, et ei olnud selliseid nagu suuremaid küsimusi, mille ümber arutleda. Aga noh, paljud teemad on ikkagi juurde tulnud, alustades minu meelest keskkonnahoiust ja LGBTQ teemadest. Seda ei olnud 20 aastat tagasi. Vaimse tervise küsimusi ka niimoodi kirjanduses ei lahatud, kui üldse kusagil lahati, siis see oli umbes Vaino Vahingu päevaraamatus. Nii et jah, et selles mõttes, et terve uus maailm on nagu ikkagi avanenud nende 20 aasta jooksul. Marie, kuidas sina jõudsid Värske Rõhuni? Ma jõudsin Värske Rõhuni või üldse kirjutamiseni suhteliselt hilja. Ma vahepeal tegin visuaalkunsti ja siis ma surusin ennast kuidagi ainult selle raamidesse, aga siis jah, sain mingi hetk ka aru, et nad lõpuks kõik on üks asi enam-vähem või need kunstižanrid hakkavad järjest enam kokku sulama. Aga ma jõudsin Värske Rõhuni mingi 2 aastat tagasi sügisel vist, kui mul oli natuke keerulisem periood elus olnud ja siis see kuidagi lihtsalt pidi välja tulema ja siis ta tuligi ja siis ma kirjutasin hunniku luuletusi ja siis saatsin need Saara-Lotta Linnole, kes on luuletoimetaja, ja sain tohutu palju positiivset tagasisidet ja konstruktiivset kriitikat ja see andis nii palju enesekindlust nagu edasi teha asja. Ja siis umbes aasta hiljem, sest seal väga palju noori vist saadab praegu oma tekste ja siis võtab natuke aega see avaldamine. Aga jah, aasta hiljem ilmusin ja siis hiljem veel ühe korra ja nüüd jah, väga. Ka kuuldavasti sa kõpitsed ka luulekogu. Kas sa tahad sellest veidi lähemalt rääkida? Jaa, see on hästi algfaasis veel, aga hästi lahe, et sellega tegelen ja tegeleme. Selle pealkiri on Hypermarhondria ehk ühe kuutõbise kenad ja täpsed päevakätked ja siis see marr on seal nagu Marie, sest väiksena mind hüüti marriks ja hyperhondria on justkui terviseärevuse vastand vist või minu kontekstis, et sa justkui oled nagu vigane või killustunud, aga püüad kõigest hingest ikkagi terveks saada või terve olla. Midagi sellist see võiks tähendada ja siis seal jaotub 4 aastaajaks see luulekogu ja see, aga kas see on nagu kena ja täpne päevade kirjeldus, seda nagu tuleb ise lugeda. Ootan huviga. Aga sinu juures on veel üks huvitav asi, nimelt Eesti Kirjanike Liidu noored, kus oled tuumikus, korraldad. Ja räägi veidi, millega te tegelete ja võib-olla ka, mis see sulle just on kirjutajana andnud? Kirjanike Liidu noored on ka noorte rühmitus, aga üritustele on oodatud kõik või see noor on hästi ähmase definitsiooniga, me ei tahagi seda väga täpsemini defineerida. Pigem ka selline algaja, kirjutaja tähistus on selles osas noor ja me tahame nakatada inimesi grafomaania pisikuga pakkuda turvalist ja lõbusat platvormi oma loovuse arendamiseks. Teeme töötubasid, kutsume igasugu külalisi ja niisama oleme koos lihtsalt. Ja mulle see on hästi palju andnud sõpru häid kõigepealt, väga häid ja jällegi
kindlust, et see, mis ma teen, on just täpselt see, mis tahaksin teha. Ma olen nüüd 2 aastat seal ja kohe nagu täitsa laulatatud, ei taha üldse ära minnagi. Ma teen seda oma ülikooli praktikaks ka, mis on nagu, et on selline nagu justkui mingi kasulik pool, aga või noh, kasulik on ta mulle endale nagu niikuinii. Ja ma ei tea. aitäh. Ma pöörduks nüüd Maria poole ja uuriks veidi noortestuudio kohta. Millega te tegelete üleüldiselt ja siis, et kuidas täpselt Värske Rõhu tekstideni jõudsite ja selle luulekavaideni? et seekordne noortestuudio lend on siis ühe hooaja nii-öelda ära käinud ja teine on nüüd ees. Ja me koos Joosepiga mõlemad esimest korda võtsime sellise väljakutse vastu ja rääkisime päris palju alguses, et mida võiks teha või kuidas meie seda asja näeme. Ja me lähtusime kuidagi sellest, et see ei pea olema tingimata teatrikooli ettevalmistus, kuigi kindlasti võib aidata mõnel inimesel teatriteele jõuda, aga et oleks noored väga avatud kunstile, kunsti mõtestamisele, iseenda ja elu mõtestamisele. Ja kui me sel aastal nüüd uuesti kokku saime ja küsisime noortelt, et mis te eelmisest aastast kõige rohkem kaasa võtsite või õppisite, siis enamus ütlesid, et julgust. Et igal pool, mitte üldse ainult teatritunnis, on nad palju julgemad tänu sellele. Ja see on üks päris ilus asi, et nii võib juhtuda 1 aastaga noortestuudios. Ja selle Värske Rõhuga oli nii, et kui meil tekkis tunne, et peaks nüüd liikuma tekstideni, et olime teinud igasuguseid etüüde, harjutusi ja muid asju ja tekkis tunne, et oleks vaja nüüd jõuda tekstideni, et noored saaksid ka teiste inimeste mõtetega kokku puutuda. Ja mõtlesin, et võib-olla peaks võtma mõne klassiku, mõtlesin Juhan Liivile, mõtlesin Betty Alverile ja teistele paljudele ja ma väga usun, et noortele on hästi hea puutuda kokku klassikaga ka. Aga siis ma mõtlesin, et ma olen esimest korda õpetaja ja et ma võin teha nii, nagu ma parasjagu ise just soovin ja katsetada natuke. Ja tundus, et miks mitte minna nende autorite juurde, kes on peaaegu täpselt sama noored kui need noored ise. Et missugune värelus tekib sellest. Ja siis me ka rääkisime hästi palju noori endid puudutavatel teemadel. Ja täiesti hämmastav oli see, et lõpuks, kuigi seal meie etteastes noorte enda jutt ei kõlanud, vaid kõlasidki need luuletused, siis need teemad kattusid peaaegu üks ühele, et seal oli väga palju erinevaid teemasid nagu enesehinnangu, kuuluvuse, looduse hoiu ja muude asjade kohta, aga kuidagi need mõtted läksidki täitsa kokku. Noora, mida sina avastasid Värsket Rõhku lugedes ja just seda luulekava ette valmistades? No minul ei olnud varasemat kokkupuudet Värske Rõhu ajakirjaga, seega Maria avas selle ukse minu jaoks. Aga neid tekste lugedes tegelikult sealt peegeldub väga hästi see, kui palju on noortel tegelikult öelda nii iseenda kui ka ennast ümbritseva kohta. Ja tõepoolest, kui me läbisime hästi palju erinevaid etappe enne meie kevadist ettenäitamist, ja üks neist oli näiteks, et me pidime koostama ja esitama põletava kõne. Ja näiteks selle tüdruku, kes just esitas oma tukaluuletust, kus ta rääkis, et ta tahab olla üleni tukaga kaetud. Tema põletava kõne teemaks olid sotsiaalsed standardid ja nende mõju tänapäeva ühiskonnale. Et tõepoolest need teemad tegelikult kattuvad väga hästi. Jah, aga põhiliselt ma avastasin ikkagi enda jaoks Värske Rõhu ajakirja üleüldiselt ja mida kõike põnevalt sealt leida võib. Ja ma ütleks kiirelt vahele, et miks just Noora kõigist noortest siin räägib, on sellepärast, et Noora
osutus selliseks salajaseks värske rõhu spiooniks, sest kui õpilased hakkasid tooma tekste, siis ma küsisin mõnelt õpilaselt, et väga lahe, et kuidas sa selle leidsid. Ja siis ta ütles, et Noora saatis selle mulle, ta arvas, et see võiks mulle sobida. Ja niimoodi juhtus umbes 5 või 6 inimesega. Ehk siis tundus, et Noora tõesti kaevus sellesse värske rõhu maailma. aga kas sul endal oli mingi tekst, mis eriti korda läks või autor või mõni stiil kas või? No eks mu enda tekst läks muidugi korda, et Mari-Liis Müürsepa Õhtuoksega, et see oli ka põhjus, miks ma selle valisin. Aga muidugi selles ajakirjas leidub väga palju erinevaid tekste, mis kõnetavad eri aegadel. Aga tookord ja vaadates, mis meil parasjagu maailmas toimub, siis minu arust see peegeldas seda hästi. Aga kindlasti on veel palju autoreid, kes vajavad avastamist ja esile toomist, aga ma ei tooks kedagi konkreetset hetkel. Aga neid on palju. Üks küsimus siiski veel. Natuke selle teatri külje pealt, et kas on midagi nagu teatri tegemise kohta, mida sa oled uut teada saanud Noortestuudiost? Kindlasti väga palju. No, ma arvan, et ma olen kindlasti seda teada saanud, et kui erinevat viisi on võimalik tegelikult teatrit teha ja see ei pea alati piirduma sõnateatriga ja see, kuidas on võimalik ennast väljendada, ilma et sa tõesti väljendaksid seda verbaalselt. Et näiteks me oleme tegelenud oma kehaga, nii et nägu on olnud kaetud ja seda kõrvalt vaadates tegelikult sa saad aru, mida inimene mõtleb ja tunneb ja mida ta tahab väljendada, ilma et ta karjuks neid sõnu sulle näkku. Et need impulsid ja kuidas nendega toimetada, et see on vägagi huvitav. Maarja, aga räägime veidi sinust, kaasõpid dramaturgiks. Mida see tähendab? Millega te tegelete? No klassikalises mõttes on dramaturg inimene, kes töötab teatritekstidega. Ehk siis ta võib olla näidendi kirjutaja, ta võib olla näitekirjanik, ta võib töötada lavastusprotsessis koos lavastajaga, olla nii-öelda lavastusdramaturg, ehk siis aidata kuidagi prooviprotsessi jooksul sellel teksti kogumikul või ideede kogumikul sündida, ta võib neid vormistada, struktureerida. Siis dramaturg võib olla ka teatritöötaja, näiteks Draamateatris on ju dramaturgiks Mehis Pihla ja ühesõnaga see on üsna lai katusmõiste tegelikult ja eks me ju lavakunstikoolis siis püüamegi neid erinevaid funktsioone proovida ja leida, et milline dramaturg sa siis tegelikult tahad olla. Aga mis on olnud mingid, ma ei tea, kõige lahedamad ülesanded, mingi huvitav avastus selle aja jooksul? No kõige lahedam on vist see, et me oleme tõesti saanud olla erinevate lavastusprotsesside juures. Et minu isiklikuks, ma ei tea, kas lemmikuks, aga väga, väga lahe on olnud dramatiseerida. Et me oleme kooli jooksul dramatiseerinud ja kui ma räägin meie vormis, siis ma räägin ka minu kaasdramaturg Joosep Lõhmusest, et meie kursusel õpib siis minuga koos veel üks dramaturg. Kui näitlejaid on 6, ühesõnaga, näitlejaid on palju, lavastajaid on 4 ja dramaturge on meie kursusel 2. Et me oleme siis dramatiseerinud 2 täispikka romaani kumbki. Siis me oleme tõlkinud 1 täispika näidendi, siis inglise keelest eesti keelde. Ja siis tõesti osalenud ka kas siis assistentide või vaatluspraktikantidena erinevates lavastustes. Aga jah, ma arvan, et dramatiseerimine on olnud tõesti väga, väga tore ja Orwelli 1984 jõudis siis ka meie kursuse ühistööna eelmisel kevadel Noorsooteatri lavale. Tahaksin uurida ka veidi noorele vaatajale kirjutamisest just dramaturgi perspektiivist, et kas selle Orwelliga sa tunned, et see on noorele vaatajale kirjutatud, kas sina oled kirjutanud teadlikult noorele vaatajale, mis see võiks tähendada? No žanrimääratuse järgi justkui olen, aga ma tunnen, et olen ja ei ole ka. Ma arvan, et Orwell ei ole võib-olla kõige klassikalisem näide noorele vaatajale suunatud teatrist, et ta on ikkagi noorele ja täiskasvanule. Ja ta on ka üsna klassikaline dramatiseering,
et mis mulle tundub, on noorele vaatajale kuidagi kirjutamise või dramatiseerimise võlu, on see fantaasiarikkus või see, mille poole tahaks kuidagi liikuda või mida tahaks katsetada, et võttagi, ma ei tea, kas oma lapsepõlve lemmikud või mingid tekstid, mis kuidagi ennast puudutavad või lapsi praegu puudutavad ja nendega saab teha nii palju rohkem kui täiskasvanute materjalidega vahepeal, et sul saavad olla tegelased, kes ei ole inimesed, kes on objektid, kes on nukud, sul saavad taimed rääkida, sul saavad loomad rääkida. Et see fantaasiarikkus koos teatri väljendusvahenditega, mulle tundub, on noore vaataja teatri puhul hästi suur tugevus ja see, kui kõrgele see fantaasia võib lennata, ma arvan, on vahepeal palju kõrgem kui täiskasvanutele suunatud teatris. Aga kui rääkida veel kirjandusest, siis Anna, sa mainisid, et mis teemadest kirjutavad noored autorid, aga kellele nad kirjutavad või kas see on noortekirjandus või miski muu või? Noortekirjandus on vist üsna kindel žanr, et see on natuke teine asi. Noortekirjanduse all mõistetakse ikkagi noorteromaane, on ju. Aga kellele nad kirjutavad, eks nad kirjutavad küll teistele noortele küll, selles mõttes jah, kui kirjutada noortekirjandus lahku, siis see nagu vastab tõele jah. Teistele noortele, aga mulle tundub, et nagu ikkagi laiemale lugejaskonnale, ma enne mainisin seda kirjandust kui platvormi, sotsiaalse õigluse platvormi, et mulle tundub, et kui sa kirjutad endale sütitaval teemal, kui sa tahad midagi südame pealt maha saada, eks ole, et siis sa tahad ju, et võimalikult palju inimesi kuuleks seda ja eriti need, kes niimoodi ei arva nagu sina. Et selles mõttes noore kirjanduse vastuvõtja on, ma arvan, ikkagi terve maailm. Võiks ju olla. Jah. Väga uhke. Aga unistama peab suurelt. Jaa, ma küsiks ka näitleja perspektiivist. Maria, mis sinu jaoks teeb ühe näidendi või draamateksti meeldivaks? Mida sa otsid sealt? See on nii suur küsimus. Kui ma mõtlen sellele, siis mulle tundub, et selliseid tekste on muidugi palju ja väga erinevaid, ütlen kohe alguseks ära, aga võib-olla võiks selles tekstis olla mingisugune saladus. Midagi, mis võib-olla esimesel lugemisel ainult kumab seal all ja siis kuidas ta hakkab iga proovi lugemise etendusega ennast avama, et oleks midagi, mis seal sõnade all nagu kobrutaks ja siis hakkaks lahti kooruma. See on väga müstiline kirjeldus sellest muidugi, aga jah, midagi sellist. Ja, ma arvan, et täitsa midagi mõistsin, aga Noora, ma saan aru, et näidendit lavastanuta veel ei ole, eks ju, Noortestuudios, aga mis on sinu võib-olla isiklikud žanrieelistused, kas sa loed muidu luulet, proosat, mis selle juures just lahe on, mida sa kirjandusest otsid? Jah, see oli muidugi tore 5 küsimust ühes küsimuses. Ma arvan, mul ei ole otsest žanrieelistust, et kõik oleneb mu parasjaolisest tujust, meeleseisundist, millest iganes. Aga ma ütleksin, et kuna me hetkel kirjanduses käsitleme esseesid ja mul on hetkel ka kotis Mihkel Muti maailmas peegelduv veetilk, mis ma ei ole sellega veel lõpuni jõudnud, ma olen sealt paari esseed lugenud, aga iseenesest on huvitav. On vägagi irooniline, on vägagi ühiskonnakriitiline ja mulle meeldib. Jah. Vaikselt tõmban otsi kokku ja nagu mõnes kohas tavaks on, siis küsin lõppu teie kultuurisoovitusi. Võib teatrist, võib kirjandusest. Mina soovitaksin lugeda Aliis Aalmanni novellikogu Kes aias, see ilmus just vist paar nädalat tagasi, jah. Ja seal on ilmunud, ma ei tea, mingi 10 novelli ja mulle tundub, et Aliis on selle raamatuga jõudnud mingisuguse uue kvaliteedi või tasemeni, mida ma enne tema tekstides
näinud ei ole, seal on mingi kerge transgressiivne lõhn ja see on nagu väga-väga meeldiv. Ja noh, Aliise alustas Värskes Rõus luuletajana, seda nüüd tasub kindlasti mainida. Jah, lugege seda. kuna teater on nii hirmus populaarne, siis siis ma praegu ei soovitagi ühtegi teatrietendust, vaid ma soovitan lihtsalt, et lugeda kaasaegset eesti kirjandust. Et just lugesin Lilli Luugi kolhoosi Missi aga ma ütlen üldse laiemalt, et lugeda kaasaegset eesti kirjandust, et ma arvan, et seal on väga palju väärt kraami praegu. Mina soovitaksin siiski ühte teatrietendust, milleks on siis Astra Irene Susi uus lavastus Unistus. Et ma arvan, et see on midagi väga unikaalset ja teistsugust ja ma lihtsalt soovitan ära näha. See on midagi erilist minu jaoks vähemalt. Mul ei ole kultuurisoovitust, aga mul on võib-olla kultuuri tarbimise soovitus. Ehk siis lugeda õues ja lugeda Kuum tass teed käes või siis ka kuulata raamatuid, et inimesed vahepeal unustavad ära, et see on ka võimalus, et kuidas enda igapäevaseid toimetusi, kas nõude pesemist või mida iganes, kultuuri teadlikumaks teha. Ja ma olen hästi nõus, et tasub kursis olla nii kaasaegse kirjanduse kui teatriga. Hästi lahedaid asju tuleb. Mul just see nädal juba oli 2 väga värskendavat kultuurielamust. Üks oli Aparatus ja Aparata siuke spoken word kontsert. See oli ka nagu luuletused ka, aga nagu muusika, aga nagu visuaal ka ja hästi piireviletav ja mul tekkis unenäo tunne, pärast seda pole siiamaani ära läinud väga. Ja siis Riste Sofia Kääril tuli just uus pisike, hästi pisike luulekogu nimega Aps. Ja siis selle esitlus oli eile ja vist peaks juba saama kuskil. Eile lugesin juba natuke ja väga ilus oli. Aitäh teile ja aitäh teile kuulamast!